Tere, mina olen Sparta personaaltreener Indrek Verro. See aasta mõtlesime, et kolime oma harjutuste treeninguga randa ja näitame teile rannas mõned harjutused, mida te saaksite teha. No ilmad on ilusad, siis ei pea kogu aeg seal jõusaalis sees käima. Nii, siis alustame sellisest lihtsast harjutusest. Väga lihtne iseenesest ei olegi, võib-olla esialgu tundub, kus me teeme korra aeglaselt läbi. Läheme ühele poole külgplanku, siis teisele poole ja siis keskele. Sealt hüppe alla, hüppe üles ja tagasi algusesse. Ja uuesti ühele poole külgplanku, siin kindlasti jälgige, et kehaliin oleks kogu aeg sirge. Teisele poole, keskele, hüppe üles. Ja üleshüppe asemel võib teha ka päkale tõusu, kui see hüpe on esialgu võib-olla liiga raske. Okei, ja ükskord veel, alla, hopp, üles. Väga. Siis järgmine harjutus, kätekõverdused. Kipuvad olema üldiselt väga rasked. Vaatame, saab teha ka põlvedel neid, kui läheb väga raskeks ja pöördega ühele poole, kõnnid teisele poole. Samal ajal, kui sa teed kätekõverdust, jälgi kindlasti, et su kehaliin oleks kogu aeg hoitud, teisele poole tagasi. Sa oleksid võimalikult sirge sellel ajal, kui sa teed keskelt tugevalt hoitud, selg neutraalasendis. Tubli. Nii, tõdesta korra. Siis järgmiseks plangukõnd, ka väga hea kerelihaste harjutus. Me teeme seda kätel. Nüüd selle plangukõnni all kindlasti jälgi, et küünalnukid, põljed oleksid sirged. Liikumine toimub randmetest ja hüppeliigestest. Proovi hoida puusad kogu aeg täiesti paigal. Ja, tuharad hästi pingesse, selg on hoitud. 6-8 sammu ette, 6-8 sammu tagasi. Proovid võimalikult stabiilse kerega seda harjutust teha. Liiva peal on see kindlasti raskendatud, kuna liiv vajub alt ära, siis tahab keha kogu aeg viltu vastu. Sinu ülesanne ongi kogu aeg seista sellele vastu, et ta ei vajuks ära. Põlved kindlasti sirgeks. Väga. Nii, ja viimase harjutusena uuesti kätekõverdus. Paneme seekord sellele palju rõhku. Jälgi kätekõverdus asendis, et kehaliin oleks seal ilusti hoitud. Kätekõverdus pluss samm tagasi ja kätekõverdus. Okei, võta natukene pikem samm. 1, 2, 3, 4. Aga jah, teeme ühe korra veel. Jälgi, et puusad oleksid kogu aeg hästi paigal ja kere oleks hoitud. Väga hea, tubli. Sellega on meie esimene osa tehtud. Head treenimist.